Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja täna räägime Google'i otsingust. Mul on Google siin juba lahti tehtud ja kui ma siis hakkan siit midagi otsima, siis ma võin tegelikult seda otsingut sisestada siia otsingukasti või siis ka üles sinna aadressireale. Näiteks kui ma otsin midagi, tahan näiteks teada midagi aastalinnu kohta, siis panen aastalind ja panen otsi. Nii, ja mis ta mulle siis leiab? Kõigepealt siin all on siis kõik otsingud, mis ta vähegi leidis selle kohta ja nagu näha, siis otsinguid on siin üle 5 miljoni. Kui ma tahan, võin ma otsida pilte, videoid, kaarti vist siin linnu puhul pole mõtet otsida ja siis veel, siin on veel raamatud, lennud, rahandus ja nii edasi. Aga ma lähen nüüd ka uuesti siia kõige peale ja vaatame, mis võimalused siin veel on. Siin on selline koht nagu eelistused ja tööriistad. Eelistuse alt saan ma siis valida keelt, et ma saan täpsemalt otsida selles keeles, samuti ajalugu vaadata ja kasutada otsinguabi. Aga tööriistad annavad mulle siis siin vaikselt sellised nupud ka, et siin, et näiteks, et otsi ainult eesti keeles ja üks väga hea asi veel, igal ajal, et millal see leht on tulnud, et oleneb, kui uus info mind huvitab. Näiteks aastalinnu puhul mul tuli nüüd ka nii, et siin on 2018, siin on 2019 ja kui ma tahaksin nüüd kõige uuemat infot, siis ma võingi valida siit viimane aasta. Ja sellisel juhul näete, on mul kohe esimene valik, et Sorra aastalind 2019. Nii et seda tasub siin vaadata. Nüüd, kui ma pildid lahti võtan, siis piltide puhul on samamoodi siin tööriistad, et kui ma tööriistad avan, siis näiteks oleneb, kui suurt pilti ma tahan, et kas ma tahan siis saada kohe suure pildi, et võimalikult hea kvaliteediga, siis ma panen uuesti igas suuruses, ma võin värvi järgi näiteks otsida, et kui ma tahan mingisugust mustvalget, siis valin mustvalge ja ta annab mulle siis ainult need sellised joonised üles, paneme uuesti kõik värvid. Nüüd, mida ma selle pildiga teha tahan, et kui ma tahan seda kasutusõigusi muuta või ütleme seda pilti ennast muuta, siis ma peaksin võtma mingisuguse pildi, näiteks märgistatud taaskasutamiseks muudetud kujul. Valin selle, siis mul tegelikult see valik kohe väheneb, aga nende piltidega siis autor on lubanud mul kõike teha, et kui ma võtan selle ei ole litsenseeritud, siis seda pilti ma avaldada ei tohi, et ma tohin ta oma esitlusse panna ja linkida ja koolis klassis näidata, aga rohkem ei tohi. Ja siis on siin veel rohkem tööriistu ja siis ma võin ka kõik tühjendada, kõik oma need valikud. Nüüd, kui ma siis midagi otsin, siis tegelikult mina olen praegu siia brauserisse sisse loginud. Et siin on näha, et siin on minu see ikoon ka ja tegelikult Google pidevalt jälgib, kuidas ma midagi otsin. Et ma toon teile näite, et kui ma näiteks sisestan siia sõna kool, panen otsingusse, siis mis ta mul leiab? Ta pakub mulle kohe siin kõik Südalinn ja Tõnismäe reaalkool ja siis ta annab ka e-kool ja Wikipeedia ja ta pakub mulle just seda, kus ma olen siis viimati käinud ja mis on mulle nagu lähemal. Ta ühesõnaga üritab mõelda, mida ma otsin. Ma teen nüüd siit aga ühe sellise incognito akna lahti, kus ma ei ole sisse logitud. See on selline siis privaatne otsimine. Ja kui ma siia nüüd kirjutan kool, siis siin ta leiab mulle hoopis teistsuguseid lahendusi, et ta jõuab mulle ka kohe esimesel lehel inglisekeelsete otsinguteni, et ta ei tea täpselt, mida ma otsin. Nii et kui te kusagil midagi otsite, siis arvestage sellega, et tegelikult ta salvestab teie otsingud ja üritab teid siis kogu aeg aidata. Mõnikord on sellest abi, aga mõnikord võib-olla tasub ka vaadata incognito vaates, et kuidas see otsing siis toimib.